Tere õhtust, head televaatajad ja tere tulemast vaatama saadet Teler TV. Nagu te teate, see on saade, kus nii mina kui Tanja Mihhailova, Rolf Roosalu, Edaine Setti ja Heti Tulve käime külas toredatel Eesti inimestel, kelle mõtetest ja tegudest te kõik võiksite osa saada. Aga nüüd, ilma pikem jututa, käige ära ka meie kodulehel www.teler.tv. Alustame saatega. Meie esimene lugu näitab teile kalleid mänguasju, mis ei ole mõeldud väikestele lastele, vaid hoopis suurtele meestele. Nimelt me käisime Tartus, kus leidurid töötavad ööd ja päevad selle nimel, et välja arendada relvasimulaatorid, mis ei aita ainult riigil raha kokku hoida, vaid on toonud Eestile tuntust ka piiri taga. Nagu näha, siin on tõesti ka ajateenijate käsulevad relvad. Mina olen ka selle relvaga lastnud. AK-4 peaks olema. Jah, varustus on ainult teine. Kui sina olid, siis siin olid päris maun sees. Täna on siin ainult, kui sa seda väikest niplit näed, siis on siin süsihappegaas, mis tekitab relvale sellise tunde, nii kui ta päriselt laseks. Ja lisaks on siin veel külge paigutatud lasersihikud või laserkiirt tekitavad dioodid, mis näitavad siis tabamuskohta ekraanil. Ekraanil tekitatakse spetsiaalsed stsenaariumid. Kui nüüd seda seina vaadata, siis seal seina peal on, te näete sellist virtuaalmaastikku, mis on tegelikult päris Eesti maastik. See on võetud selline 2x2 kilomeetrit ala täiesti satelliitpildi pealt, et ta on võimalikult reaalsele olukorrale lähedane, kuid mitte tegelik. See ongi simulaatorite eesmärk ja mõte tekitada võimalikult lähedane olukord lahingsituatsioonil. Just. Sõduri jaoks on pigem see selline mugav sõda. Ta on tegelikult mitte sõduri jaoks mugav sõda, vaid ta on ka tegelikult Eesti riigile mugav sõda, sellepärast, et ta harjutab siin, ütleme, see esimene investeering, see simulaator hankida ja üles panna on tõesti rahaline kulutus, aga edasi on juba suhteliselt väike raha. Ja sellised baasharjutused, baasstsenaariumid, need saab kõik siin läbi harjutada, et kui päris õppusele või lahingväljale läheb, siis tal on need oskused juba olemas enam-vähem. Siseneme ruumi, kus siis asja juhitakse. Okay. See on siis põhimõtteliselt kogu selle süsteemi süda. Siin on kõik arvutid me ei hakka näitama, aga arvutikonsool on, te näete siin nagu 2 ekraani, kus saab kogu stsenaariumeid valida ja üks funktsioon, millest me nagu üldse rääkinud ei ole, on miinipildu ja tule tekitamine sinna ekraanile. Et põhimõtteliselt on ka stsenaariumites tulejuht. Temal on funktsioon siis tellida tuld, ta annab oma teatud parameetrid ja siit need vastavalt nendele parameetritele tekitatakse see miinipildu ja tuli. Meie seadmed sees, mis on nagu üsna magus artikkel ka mujale maailmasse müümiseks. Et me töötasime nüüd välja 10 aastat tagasi ja tasapisi on see jutumärkides haigus nagu levinud üle maailma, et paljud ettevõtted, kes arendavad simulatsioone, ei suuda ja ei taha või ma ei tea, mis see põhjus võib olla, välja töötab neid süsteeme, mis tekitaksid reaalselt tagasilööki. Ja täna ostetakse neid päris ohtralt ja palju üle maailma. Ennem seal arutelus me saime teada, et tegelikult neid olukordi on hästi erinevaid, mis saab tekitada, et kas teie ise olete enamus olukorrad juba läbi proovinud ja kui selline vastase vastutegevus on ka päris aktiivne, et kas läheb päris selliseks higistamiseks ja tuleb see adrenaliin päris sisse? Ja loomulikult, et siin vahel mehed unustavad ennast ja hakatakse juba sõjahüüdu hüüdma ja et kindlasti neid variante on erinevaid olukordasid ja peabki olema loomulikult, et oleks vaheldust ja ka sõjas ei ole mingisugune kindel platvorm, et kogu aeg on erinevad situatsioonid, erinevad olukorrad ja kõik on vaja läbi mängida samamoodi nagu öine ja päevane
päevane lahing, et need erinevad üksteisest väga oluliselt. Nüüd me tegime laskmised ära, nii-öelda sõda sai läbi meil ja nüüd on aeg kontrollida tulemusi, kui vaprad sõdurid me olime. Siin on nüüd pärast laskmisstatistika. Kõige esimene number näitab kulutatud laskemoona, teine näitab tabavust ja kolmas number on siis see tabavusprotsent. Nüüd sinu puhul konkreetselt lasid ära 39 lasku, küll millest 4 tabas. Nii et siit saab kohe riik teada, milline sõdur on meile kulukas, kes siit mööda laseb palju, ei ole soovitatav viia lahinguväljale. Positsiooni number 2, me saadame ilusti mikrofoniga teile korda. Ja minust ütleme, ei ole mõtet saata meid lahinguväljale, sest et ma kulutan palju maksumaksja raha siis. No sa küll loodad, et sulle ei tule kutset kordusõppustele, aga kindlasti tuleb. Võib-olla selle peale tulebki. Nii et siiski ei lähe teile õnnelikult, vaid ma lähen kordusõppustele ja hakkan teie padruneid raiskama. Head televaatajad, me oleme jõudnud nüüd siia Harjumaa metsade vahele ja siin toimuvad suurtükiväe pataljoni laskmised ja kohe me saamegi näha, kuidas on tänapäeva moodne tehnoloogia ära kasutatud selleks, et ajateenijaid välja õpetada. Mis te arvate, kui palju ja kas selline uudne tehnoloogia annab juurde ajateenijate väljaõppele? No see sihtmärgi, see, et esiteks, et nad tulevad üllatuslikult välja. Ma arvan, et juba see loob ajateenijatele selle huvitava efekti, et nad ei pea seda sihtmärgi varem nägema, vaid siis, kui see, kes neid üles tõstab, ehk see puldiga mees, see siis tõstab üles ja ajateenija siis märkab ja avab tule, et see, kui nad niisama tungiks nüüd selle sihtmärgi peale, mis on juba ammu üleval, siis nad näeks seda kaugelt. Pole eriti huvitav rünnata sellist sihtmärki, mis juba mingi on papist. Et siin on erinevad võimalused siis mingi gruppide kaupa neid sihtmärke tõsta ja nii edasi. Nagu sõjaski ei ole vastane, ei seisa kuskil kaevikus püsti, vaid siis, kui nad märkavad, siis nad lasevad. Ehk see sihtmärgi tõusev efekt ongi see, et kui nad märkavad, siis nad kohe avavad tule. Põhimõtteliselt meil on nüüd olukord täpselt sama, mis meil oli õues, kui me käisime Harjumaal ja nägime seal laskmist. Et tegelikult ütleme siis reaalselt see olukord peaks olema täpselt sama. No, märkimisväärselt tubaseme. Jah, seal oli küll päris külm. Ja tubaseme, et seekord, kui te seal käisite, tõesti oli hästi külm, tuuline. Aga see on niisugune väline küll. Tegelikult laskmise eesmärk on hoopis harjutada nendele tõusetele märkidele pihta saamist ja miks mitte siis esimesed harjutused toas läbi viia, et pärast õues oleks see keskendumine hulka lihtsam ja selle motoorika harjutamine, kuidas märk üles võtta relvale. Minu treening paraneb ja riigi võib täitsa kasu olla.